kui me võtame näiteks õlle hinna, et siis see too aeg... Muidugi me võtame õlle hinna. Jah, see on see, mida kuulaja tahab teada. No see on see, mis on tudengile oluline vedelik. Kas oled mõelnud minna välismaale õppima? Mina olen Kätri Kiilberg ja ma õppisin 1 semestri Toronto ülikoolis. Mult on küsitud, et kuidas sa raha kogumisega tegelesid, milline üldse see paberimajandus oli ja oli siis keeruline sinna üldse jõuda. Selles podcastis on mul külas erinevates riikides õppijad, kes just neile küsimustele vastavadki. Et ta ikka teaks, kuidas minna välismaale õppima. Tere, head välismaale õppimise sõbrad ja muidu toredad kuulajad-vaatajad. Täna on mul külas keegi, kes käis väga huvitavas riigis, Kätlin Jürna. Tere! Räägi meile, kus sa käisid ja mida sa õppisid? Mina käisin aastal 2017 Aserbaidžaanis. Ma toona siis õppisin ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks ja Aserbaidžaanis oma vahetussemestril ma olin siis haridusjuhtimise erialal. Nii et sa õppisid hoopis mingit teist asja, kui sa tegelikult oma ülikoolis õppisid? Jah, et ühesõnaga, et see oli see, mida nagu mis lubati või enam-vähem nagu kattus, aga jah, et kõik õppeained, mida ma seal õppisin, läksid nagu valikainete alla. Aga see on paratamatus, kui sa õpid ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, et kõik ajaloo õppekavad on nagu oma riigi ajaloo spetsiifilised, et selles mõttes, et ei olegi kuskil Eesti ajaloo õpetajatega kattuvat õppekava, nii et kui sa tahad minna valiks nagu vahetussemestrile, et siis see ongi niimoodi, et enamikil juhtudel need lähevad kõik vaba ainete alla. Ja kui kaua sa seal õppisid? Mina olin seal pool aastat. Ehk siis 1 semestri põhimõtteliselt? Just, jah. Miks sa läksid just Aserbaidžaani? Kas sul oli mõte, et sa tahad lihtsalt mingit uut huvitavat riiki või oli sul mingi huvi selle riigi vastu? Kui ma vaatasin neid Erasmuse võimalusi too hetk, siis ma suht varakult otsustasin ära, et ma tahaks minna väljaspoole Euroopat ja pigem siis kuhugi, kus on odav ja et on huvitav. Originaalis ma hakkasin esialgu vaatama Gruusia ülikoole, aga jah, minu õppekavale nagu siuke sobivaim variant oli siis Aserbaidžaanis Bakuus. Ja milline see kandideerimise protsess välja nägi, et ilmselt see on natuke, sa kandideerisid on ju siis enda Eesti ülikooli läbi, kui sa tahtsid Erasmusega minna? Jah, et kõigepealt ma kandideerisin Tartu ülikooli sees ja kui sealt sain rohelise tule, et siis oli eraldi nii-öelda kandideerimine Aserbaidžaani ülikooli, aga kuna neil see koostööleping oli juba nagu olemas, et siis Aserbaidžaani ülikoolil oli juba mingi hulk kohti vahetusõpilastele arvestatud, et see ei olnud enam otseselt probleem. Ja kas sa mäletad, mis dokumente sa pidid esitama või kas sul olid nagu mingid motivatsioonikirjad või mingid testid, mida sa pidid tegema? Mis mul on meeles, on see inglise keele testi teema, et mul oli küll gümnaasiumi lõpus B2 inglise keele eksam tehtud, aga et ma siis pidin uuesti tegema nagu mingi rahvusvahelise inglise keele eksami. Mingid C1. Just, aga et ma ei mäleta enam, mis põhjustel, minu meelest nemad eelistasid neid Ameerika teste, et ma siis tegin TOEFLit. Et ma isegi ei tea, mida need tähed nagu tähendavad. Ma ka ei tea, ma just tean, et mingi test on. Ameerika ülikoolide akadeemiline inglise keele testi käisin tegemas ja tegin ära ja saatsin neile oma tulemused ja siis oli jälle korras. Ja ilmselt siis nad panid, kas peale sinu läksid veel mingid inimesed samast ülikoolist? Ei, et teised, kes minuga koos vahetussemestril olid, et oli keegi Lätist, oli keegi Prantsusmaalt, oli keegi Bulgaariast, aga et jah, Eestist ega minu enda ülikoolist ei olnud rohkem kedagi. Okei. Sa ütlesid, et sa tahtsid midagi, mis oleks odav, aga ma eeldan, et ikkagi nii odav ei olnud, et päris tasuta sai minna, et kuidas sa selle rahaga tegelesid? Kõikidel riikidel, kuhu saab Erasmusega minna väljaspool Euroopat, on ühtne stipendium, ehk siis sa saad sama palju stipendiumit, hoolimata sellest, kas sa läksid Iisraeli, kus näiteks elamine on kallim, või sa läksid Aserbaidžaani, või sa läksid Hiinasse. Minu info on pärit aastast 2017, nii et ma hetkel ei tea, milliste nende riikidega meie ülikoolidel veel nagu lepingud ja suhted veel on ja et kes sinna Erasmus programmi alla mahuvad. Aga jah, et üldine poliitika on see, et väljaspool, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, et neil on
neil on sama stipendium kõigile. See too aeg oli suurusjärgus mingi 500 midagi eurot ja selle rahaga Aserbaidžaanis on täitsa okei hakkama saada. Ja siis sa pidid leidma ka endale ilmselt mingi elamise? Jah, see ülikool, kuhu ma läksin, oli siis, kandis nime Aserbaidžaani diplomaatiline akadeemia, et oligi ingliskeelne ülikool, mis võimaldus mul sinna ka õppima minna, sest Aserbaidžaani keelt ma ju ei oska. Ja neil oli siis eraldi välismaalaste ühiselamu, kuhu nad siis nagu soovitasid meil elama minna. See oli küll natuke kallim, kui lihtsalt toa või korteri üürimine Bakuus vabal turul, aga selle välismaalaste ühiselamu pluss oli see, et sul on mingis mõttes ajaline piirang, et seda elamist leida ja et sa oled siis kõigi teiste välistudengitega samas hoones ja et sul mingis mõttes on nagu lihtsam sõpru leida või vaadata, et kes koos mingeid ühiseid tegevusi teha ja nii edasi. Ja. Kas sa selle stipendiumiga muidu tulid täiesti välja? Ma tulin täiesti välja. Mul ühesõnaga, et ma olin pool aastat seal, kasutasin võimalust, käisime vahepeal ka Türgis, käisime Gruusias, käisime Iraanis, unistasime ka Kasahstani minekust, aga et see Kaspia meri ja laevaühendused tundusid natuke liiga kahtlased, et see jäi tookord tegemata, aga jah, et neid rahalisi vahendeid jäi ka selleks, et sai naaberriike külastada. Et põhimõtteliselt nagu selle siis 500 euro eest sa said endal nagu maksid seda üüri, ostsid süüa, käisid reisimas, lennupiletid ka. See oli väga ilus elu. Et ühesõnaga, ja kuna kohalik hinnatase ikkagi oli madalam, et kui me võtame näiteks õllehinna, et siis see too aeg... Muidugi me võtame õllehinna. Jah, see on see, mida kuulaja tahab teada. No see on see, mis on tudengile oluline vedelik. Et lihtsalt see on see, mis mul meeles on, et üks õlu oli põhimõtteliselt eurodes mingi baaris, me räägime nagu väljas käies, mitte lihtsalt poes, 50 eurosenti ja siis selles mõttes oli hästi tore kogemus, et kui sa läksid oma, ma ei tea, korterikaaslastega välja, me oleme 4-5 ja sa võisidki õhtu lõpus öelda, et rahvas, mina maksan arve ja siis... See arve oli 5 eurot. See arve oli 5 eurot ja sa tundsid, et sa oled väga hea inimene ja lahke ja nii edasi. Et käsi südamel Eestis ma ka täna nagu ei teeks seda, et kui me lähme 4-5 välja, kõik teevad paar jooki, ma ei tõstaks kätt üles ja ütleks, et minu kulul täna, aga et Bakuus seda, oligi, et üks õhtu oli sinu kulul see 5 eurot ja mõni teine õhtu kellegi teise kulul ja et ei tekitanud pingeid. Kui sa said teada, et sa said sinna ülikooli sisse, kas sa, kuna see ei ole Euroopa Liit, sa pidid ilmselt ka mingid viisasid, mingid kindlustusi asju tegema? Jaa, et kõigepealt ma tegin siis elektroonilise turismiviisa, see oli nüüd ka ülikooli enda soovitus, et tehke kõigepealt see elektrooniline turismiviisa, kestab 30 päeva ja ülikool aitab teid siis koha peal sellega, et teha siis nagu pikaajalisem ajutine elamisluba. Ja ma, ühesõnaga ma võin ka öelda, et praktikas, mis selle ajutamise elamisloaga juhtus, oli siis see, et enamikel meist välistudengitel, kes me samal ajal tulime, et see 30-päevane turismiviisa sai juba läbi või et see protsess nägi välja selline, et ongi, et me jõudsime sinna, see ülikool võttis meid väga kenasti vastu ja tutvustas meile seda inimest, kes aitab meid siis nende viisadega ja nii edasi ja me siis kõik täitsime mingid paberid ja andsime oma passid talle ja siis ta lubas, et ta teeb kõik korda ja siis ei teinud ja siis ühesõnaga, et kui see 30 päeva hakkas nagu lõpule jõudma, et eks me siis hakkasime talle nagu kirjutama ja uurima, et mis toimub ja me käisime ka füüsiliselt tema juures, et kuule, et ei tahaks siin nagu ebaseaduslikult viibida ja ta kogu aeg andis igasuguseid lubadusi ja see oli ka nagu Aserbaidžaani mõttes võib-olla selline kultuuriline kogemus, et lõpuks mul olid juba mingid konkreetsed reisiplaanid, et kuhu ma tahtsin minna ja mida teha. Ja mul tegelikult oli ka selline kogemus, et mu pere tuli mulle külla ja meil oli mõte, et me natuke vaatame Aserbaidžaanis ringi ja käime Gruusias ja et siis mina tulen tagasi ja nemad lendavad kodumaale tagasi. Ja see oli siis see aeg, kus mul nagu ei olnud tegelikult kehtivat viisat ja siis me mõtlesime, et me ei suutnud kuskilt välja lugeda, et
riigist välja nad võiks mind ikka lasta, on ju. Igal juhul me siis proovisime riigist lahkuda, et me olime siis kuskil külakeses seal Aserbaidžaani piiri lähedal ja ei lastud mind riigist välja. Huvitav, et sul on viisa aegunud ja nad ei lase sind riigist välja. Just, et ongi, et see piirivalvur ütles, et oi, et sul ei ole kehtivat viisat, et mine Bakuusse tagasi, noh, see oli siis mingi 400 või 500 kilomeetrit nagu sellest külast, kus me olime, et mine ikka pealinna tagasi ja aja korda oma asjad ja siis laseme su riigist välja, et see oli, ma oleks ka eeldanud, et kui sul ei ole kehtivaid dokumente, et välja nad viskavad su hea meelega, nagu või siis kutsuvad politsei. Jah, või no midagi taolist, aga ei, et see piirivalvur lihtsalt oli, et ei, mine tagasi, aga et siis oli selline südant murdev hetk, kus ma siis piiril pidin oma perele nagu oodatust varem lehvitama ja nagu saatma nad nagu ilma minuta Gruusiasse ja nagu tõesti siis ma siis ise kuna sealt sama päev ei tulnud enam bussi tagasi, siis isegi ma konkreetselt ööbisin selle piirivalvuri kodus ja siis okay. Tõesti tore piirivalvur. Ja no ei, tal oli kahju minust, et ütleme, et Baku on nagu metropol on ju Aserbaidžaani mõttes ja ka seal väljaspool pealinna välismaalasi kogu aeg ei kohtu ja siis ma arvan, et sellele piirivalvurile tundus natuke kahtlane jätta mind üksi sinna mingi külakesse oma tulevikku ootama, et siis ta tegi ise selle pakkumise, et okei, et sa võid bussi oodata nagu meie juures kodus. Tal juhtumisi oli ka lapseootel naisterahvas, naine oli kodus, et ma siis jõin selle piirivalvuri naisega teed ja ootasin oma bussi, siis järgmine päev läksin bussi peale, sõitsin Bakuusse tagasi ja siis ühesõnaga proovisin uuesti oma dokumente korda saada, aga siis ma juba võtsin karmimad meetmed kasutusele, et ma konkreetselt suhtlesin, läksin siis otsa nagu dekaani juurde ja olin, et hei, siuke jama, mina sain oma ajutise elamisloa järgmine nädal kätte. Mu lätlasest sõber, kes ei läinud siis nii-öelda käsi väänama, ta ootas jõuludeni, enne kuni ta oma nagu elamisloa kätte sai. Siis kui te juba tulite tagasi? Ja enne tagasi tulemist sai endale siis kehtiva reisi dokumendi, et me augustis kuskil tulime ja siis enamik osa läks detsembris enne jõule tagasi ja osad läksid siis jaanuari mingi esimene nädal. Et jah, selline, ühesõnaga oli naljakas. Oli suur kultuurishokk ilmselt. Ja, või no, kui tihti sa oled ikka selles olukorras, et sul ei ole viisat, et üldiselt ikkagi proovime siin kõik korralikud olla ja omada viisasid ja elamislube ja muid selliseid asju. Aga kas sa olid üldse varem Aserbaidžaanis käinud? Ei olnud, jah. Esimest korda läksin, oli kohe 6 kuud järjest. Ja oli nagu, no ma saan aru, et see oli väga suur kultuurishokk, see kogemus, aga et kas sul ka sinna nagu minekul kohe alguses oli mingisugune kultuurishokk? No kohe alguses oli, ülikool hoiatas meid natuke, et hoiatas meid, et kuidas lennujaamas käituda, on ju, sest seal tõesti lennujaamas oli see olukord, et sa tuled lennuki pealt maa ja siis need taksojuhid hulluvad ja kõik pakuvad sulle oma teenust, aga et soovitati nagu pigem Uber või Bolt tellida, et kus see hind on fikseeritud, et sa ei pea nagu nende taksojuhtidega nagu kauplema selle hinna pärast. Et see oli võib-olla midagi, mis kohe nagu niimoodi kohe tulles nagu näkku hüüdis. Sellele lisaks alati pakuti nagu kohvreid tassida, et ma mingis mõttes harjusin sellega ära, et kui ma tagasi tulin, siis ma tulin läbi Riia lennujaama ja et siis ma Riias nagu ringi liikudes olin täiesti nagu šokis, et ma olen siin üksi oma suurte kohvritega, mu ees on trepid, inimesed lähevad mööda ja keegi ei aita mind. Et ma ühesõnaga, et seal neid kultuurilisi erinevusi nagu kindlasti on erinevaid. Kas sind tõmbas ka mingisugune, kuna sa oled ajaloolane, et kas sind nagu tõmbas ka mingisugune siuke ühiskond, poliitika, ajalugu seal Aserbaidžaani juures? No kindlasti see, et Aserbaidžaan ei ole nii vaba ühiskond, kui meie oleme, et nende praegune president on nende eelmise presidendi poeg. Ta on mingis mõttes väga huvitav riik. Nad said ka nagu iseseisvaks pärast Nõukogude Liidu lagunemise järgselt, aga neil oli siis samal ajal selle Armeeniaga Karabahhi pärast väike nagu madin ja neil kuidagi kujunes välja niimoodi, et see Heidar Aliyev nagu jäi nende riigi juhiks nagu terve oma eluaja. Igas Aserbaidžaani linnakeses sa leiad kas Heidar Aliyevi tänava või väljaku.
ja siis jah, et praegu on ametis tema poeg. Ja kuna sellel Aserbaidžaanil on maavarasid väga palju, siis ta mingis mõttes, ma ütleks, et oma välispoliitilises agendas on iseseisvam kui Gruusia või Armeenia, et no võib-olla on natuke tugev väide, aga lihtsalt on näha, et Armeenias, Gruusias ei ole nii palju majanduslikku kindlust ja sa nagu näed, kuidas nad ka väljaspoolt otsivad seda nagu tuge on ju, ja nii edasi, et jah, ta on huvitav riik ka selles mõttes kindlasti, jah. Aga kui sa seal ülikoolis olid, siis milliseid aineid sa võtsid? Kas sa üritasid ka nagu natuke siis õppida seda Aserbaidžaani elu ja ajalugu? Ja, et üks aine, mis ma võtsin, oli Aserbaidžaani ajalugu. Mul oli väga kahju, et mind sattus õpetama õppejõud, kes vist oli läbi tutvuste selle töö saanud, et ta tõesti laulis ette nagu seda riiklikult kinnitatud narratiivi või ta nagu õpetas meile Aserbaidžaani ajalugu nagu mingit muinasjuttu, et ükskord ta oli haige ja siis üks teine õppejõud asendas ja siis see teine õppejõud oli nagu palju siuke arutlevam ja nii edasi, aga ühesõnaga seal piirkonnas on inimesed väga kaua elanud, et neil on reaalselt nagu mingeid koopamaalinguid ja nii edasi. Ja selles mõttes ma ütleks, et see on ka varasematel perioodidel keeruline ajalugu, sest sul on raske tegelikult näppu peale panna, et a la kivi ajal, et mis rahvas see ikkagi tegelikult oli, kes seal elas ja koobastesse nagu joonisid tegi. Et eks see Karabahhi probleem on ka osaliselt põhjustatud sellest, et nagu mõlemad rahvad näevad, et seal on alati olnud nende inimesed ja nende külad ja nii edasi, aga tõenäoliselt see ei ole nii mustvalge. Ja milline see ülikool üldiselt oli ja milline see õppetöö välja nägi? See ülikool, kus ma käisin, oli siis nii-öelda Aserbaidžaani rikaste laste ülikool, et neil oli siis see probleem, et kõik, kellel oli raha ja võimalusi, need pigem väga pikalt saatsid oma lapsi siis Suurbritanniasse, Ameerikasse ja nii edasi kõrgharidust omandama. Ja see Aserbaidžaani diplomaatiline akadeemia oligi siis nagu riigi katse luua ikkagi väga hea ülikool Bakuusse ka ja näidata, et meie ka oskame teha head kõrgharidust, on ju. Et siis sinna esialgu, kui see ülikool avati, siis sinna tõesti kutsuti ka tõesti Ameerika ja Inglismaa parimatest ülikoolidest õppejõud. See aeg, kui mina seal õppisin, oli sellest juba natuke möödas ja siis olidki, meie õppejõud olid enamik aserbaidžaanlased, kes olid siis ise kuskil Oxfordis või Cambridge'is õppinud ja siis tulnud nagu tagasi õpetama. Ja see ülikool oli ka kontrast selles mõttes ongi, et uhked uued klaasist hooned, samal ajal kui seal kõrval sa näed, et keegi elab nagu põhimõtteliselt mingis slummis, et ja seal, et sa nägid, et need olid nagu rikaste inimeste lapsed, kes seal nagu õppisid. Ja kultuuriliselt, mis on ka erinev, on see, et Aserbaidžaanis naistel on ikkagi teistsugune roll kui meil, mida vihjab juba see, et kui ma ütlesin, et ma ei pidanud oma kohvreid kandma, on ju, et neilt nagu oodatakse, et nad looks pere ja saaks lapsi. Ja siis, kui sa vähemalt osade tüdrukutega rääkisid, siis tuligi välja, et vanemad nad olid just sinna ülikooli nad suunanud, et nad leiaks endale hea mehe. Et mitte sellepärast, et saada haridust. Jah, mitte, et et äkki sind huvitab diplomaatia või mõni muu eriala, mida seal õpetatakse. Ei, et ülikoolis on targad mehed, järelikult on vaja minna sinna. Aga kas sa ise kogesid ka sellist suhtumist või välismaalastega pigem ei olnud seda? Ma ütleks, et Bakuus eriti mitte nagu ühesõnaga, mul oli jah, et mulle tundus, et nad välismaalastesse ikkagi suhtuvad natuke teistmoodi. Paar korda nagu taksojuhid hoiatasid, et kui sa öösel üksi taksoga sõidad, et keegi võib arvata, et sa oled prostituut, aga et otseselt nagu, et mis on muu põhjus, miks sa peaks nagu keset tööd taksoga sõitma, on ju. Et aga muidu et jah, tänavapildis, et mina pigem tajusin seda külalislahkust, aga jah, et kui ma rääkisin kohalike naistega, et siis nagu neilt mul jäi see tunne, et nende pered nagu ootavad neilt ikkagi väga konkreetseid asju, et see oli see tunnetus, mis ma sain. Mis keeles sa rääkisid nendega? Inglis keeles enam ei olnud, natuke ka vene keeles ja ma natuke proovisin aserbaidžaani keelt ka ära õppida, nagu see aeg, kui ma seal olin.
ma siis oskasin öelda, et kuhu ma minna tahan ja numbreid lugeda ja ma oskasin öelda, et ma ei ole turist, et ma olen õpilane Aserbaidžaani keeles. Ka üks kultuuriline eripära on see, et neile väga meeldis kaubelda, et mul isiklikult pole selle vastu midagi, et hindade üle nagu läbirääkimisi pidada, aga jah, ma tean, et ongi, et kui mu pere näiteks mul külas käis, et siis neid see nagu väga ärritas, et et sa lepid kellegagi kokku mingis hinnas ja et sa võib-olla pärast pead uuesti selles hinnas kokku leppima, on ju. Aga muidu sa ütleks üldiselt, et nagu inglise keelega saab hakkama? Või et... Bakuus kindlasti. Väljaspool Bakuud sa ei pruugi ei inglise keele ega vene keelega hakkama saada. Et siis pead lihtsalt käte ja jalgadega seletama. Aga muidu, kui reisisid, siis kuidagi saite hakkama? Ja jah, ma mingid korrad käisin siis kohalike sõpradega, et ma leidsin suht seal viibimise alguses kohe endale siis nagu sõbrad, kes tegid matkasid mägedesse, mis siis Põhja-Aserbaidžaanis on ja et käisime nendega koos ja ööbisime seal ka mägedes külades ja nii edasi, et siis nad olid meile nagu telgi eest. Et Aserbaidžaani puhul lihtsalt ongi see, et Baku on väga moodne, üks mu sõbranna ütles selle kohta nagu troopiline London, kuigi ka seal linna sees nagu näeb neid kontraste, et mingid kohad on nagu korda tehtud ja ilusad ja et on need klaasist kõrghooned ja nii edasi, ilus mereäärne promenaad, kõik on ju. Aga jah, et kohe, kui sa lähed Bakuust väljapoole, et siis sul tekib siuke tunne, et nagu sa oled ajas tagasi rännanud. Et et inimeste elustiil ei ole nii heal tasemel ja on nagu lihtsam ja siis nad ei reisi ka nii palju ja siis neil ei ole ka võõrkeeli vaja ja siis nad räägivadki ainult aserbaidžaani keeles. Sa mainisid seda, et Aserbaidžaanis tegelikult on päris palju seda mingit madistamist, et 2016 oli vist ka ju just enne, kui sa käisid Armeeniaga seal midagi, jagasid mingid maid, et kui palju sa seda nagu ise kogesid seda? No too aeg lihtsalt oli nagu soovitus mitte sinna Karabahhi piirkonda minna ja ka teatud alad, mis olid selle Karabahhi territooriumi nagu lähedal, et siis ka, et seal asusid mingid sõjaväebaasid ja siis et olid mingid piirkonnad, kuhu turiste ei oodatud. Kohalike sõprade seas ma täpsemalt sellesse ei süvenenud, aga et seal ikkagi ajateenistus oli ka kõigile kohustuslik, et ja oli ka mingi tõenäosus, et sind siis kutsutakse tagasi teenima. Et ma ütleks, et nüüd hilisematel aastatel see madin läks on ju tugevamaks, aga nii palju, kui ma oma sõpradelt veel uurisin, siis et minu sõprade seast nagu konkreetselt minu sõpru ei kutsutud armeesse tagasi on ju riiki kaitsma, aga mõndasid nende tuttavaid nagu kutsuti. Ja siis, ütleme nii, et seda 90ndate sõjamälestust nad ikkagi hoiavad elus, et on monumendid ja et on mälestustahvlid hukkunute jaoks ja nii edasi. Aga et sa ise nii palju, et pigem oli see, et nagu kohalikud mõndsid seda rohkem. Jah, et et minul oli kogu aeg turvaline tunne, ütleme niimoodi. Isegi kultuuriliste erinevustega. Ja. Sa mainisid natuke seda, et sa tundsid seda külalislahkust palju, et kuidas need inimesed olid, et kas ütleksid, et seal oli nagu rohkem sellised, et mitte nagu eestlased? Ma ütleks, et minu meelest saab öelda kirglikud ja minu meelest neil on natuke see, et nad võib-olla päris kohe, et nad on nagu viisakad ja külalislahked ja nad tahavad, et sul oleks nagu meeldiv kogemus või elamus nende juures, aga nad nagu see, ütleme, et see väga soe tunne, et sa oled hoitud, see tekkis siis, kui sa nagu said kellegiga päriselt sõbraks, mis võttis võib-olla natuke aega, kindlasti vähem aega kui eestlaste puhul, see sõbraks saamine, aga et kui sa olid kellegiga tõesti juba sõber, olid tal nagu kodus käinud ja mingite perega tutvunud ja nii edasi, et siis mul tekkis reaalselt tunne, et ma võin nendele inimestele ka öösel helistada, et selles mõttes mul oli, kuna mul õnnestus mingid kohalikud sõbrad leida, siis et mul oli seal viibides nagu selline hoitud tunne, et kui minuga oleks midagi ohtlikku või halba juhtunud, siis et ma oleks teadnud, kelle poole pöörduda ja nagu, et mul oleks olnud keegi, kellelt abi küsida. Aga kuidas seal see tudengi sotsiaalelu on, et kas seal on mingisuguseid tudengiorganisatsioone või
pigem on siuke nagu laiali valguv? Ma ütleks, et laiali valguv, et see aeg, kui mina seal olin, siis ma suhtlesin nende teiste välismaalastega, oli ka omamoodi huvitav, sest peale Euroopa tudengeid seal oli pigem vähe, et mõned riigid ma juba mainisin, aga lisaks eurooplastele siis seal oli tudengeid Maldiividelt, Nigeeriast, Etioopiast, Vietnamist, et huvitav, nii palju erinevaid ja me et küsisid ka neilt, et et miks te just siia tahtsite tulla või et kas teil oli mingi eriline huvi Aserbaidžaani vastu või nii edasi. Et siis see taust pigem oli see, et et a la esimene eesmärk oli Euroopa, aga et soovitud Euroopa ülikoolid ei võtnud vastu. Ja siis Aserbaidžaan on ju peaaegu Euroopa, kui sa Vietnamist vaatad, siis natuke nagu oleks. Et sina olid see ainuke, kes mõtles, et ma tahangi sinna minna? Jah, või ütleme, et teistel, eks sellel mu Läti sõbral olid mingid omad põhjused või arvas ka, et on huvitav riik ja nii edasi, et prantslased samamoodi ikkagi nagu teadlikult valisid, kus nad tulid ja nii edasi. Et võib-olla eurooplased nagu valisid rohkem kindlalt selle riigi pärast ja siis mujalt vaatasid, et see on ju lähedal küll. Jah, ütleme, et kui sa oled Etiopiast ja sa tahad nagu et sa tahad nagu head paremat haridust saada, et siis sa vaatadki, et kes sulle annab viisa, mis ülikool su vastu võtab, on ju, ja et mis su rahalised võimalused on, et kõik need asjad kokku. Aga kas sul oli ka mingisugust muret sellega, et äkki ma ei leia sõpru või äkki ma ei suhestu inimestega või pigem seal oli nagu lihtne? Minu jaoks oli lihtne, et peale nende välistudengite ma siis liitusin kohaliku jooksuklubiga. Ma ütleks, et nii-öelda ekspattide seas oli lihtne nagu neid tutvusi leida või teha, et Eesti konsul seal võttis minuga ise ühendust, et ma olin paar nädalat Bakuus olnud. Nad ise teadsid, et sa oled seal? Jaa, sest seal on nii vähe eestlasi, et ongi Eesti konsul siis kirjutas mulle ise Messengeris, et kuule, et see ülikooli dekaan, me nägime mingil üritusel ja ta ütles, et meil on üks Eesti tudeng, kirjutas ise. Siis on üks Eesti naine Jaana Krimpe, kes on seal juba aastaid tegeleb IT-sektoris, on nagu ehitanud üles ühe suure firma, et temaga ma võtsin ise ühendust, et tundsin huvi ja siis kui tal et kuidas ta siia sai ja kuidas ta oma äri ehitas ja mis iganes, et temaga võtsin ise ühendust, et ma olen ka Eestist, et saame kokku räägima, on ju. Ja siis kui läbi selle jooksmise, siis ma tutvusin ka nende noormeestega, kes seda matkamist või matkaklubi tegid. Siis ma too aeg veel tegelesin tantsimisega, siis ma nagu ka nende kohalike tantsijatega võtsin ise ühendust, et uurisin, et kas neil mingid džämme või asju vahepeal toimub, et mul kuidagi läks nagu, ma ütleks kiirelt see sõprade leidmine ja siis et see 6 kuud oli piisavalt pikka aega, et ma ikkagi jõudsin nendega aega veeta ja osadega neist ma ikkagi suhtlen siiamaani, et saadame sotsiaalmeedias üksteisele meeme või aeg-ajalt kirjutame ja küsime, kuidas läheb. Ma tahtsingi just seda küsida, et kuna sa käisid üpris nagu ikkagi mõnda aega tagasi, et kuidas sa nagu, et okei, sa ütled, et sa suhtled nendega, aga kuidas sa nagu üleüldine mulje on jäänud, et mis sellest kogemusest nagu kõige väärtuslikum on? Et üks mu Aserbaidžaani sõber käis mul Eestis ka külas, et osales siin ühel tantsuvõistlusel ja käis mu tantsuõpilastel nagu trenni, et käis mul trennis külas ja siis ma ühe korra käisin ise nagu tagasi ka, et niisama suvitamas käisin külas uuesti, et selles mõttes, et mingi side ikkagi jäi. Ja ma ei tea, et see mu südames siiamaani niisugune hästi soe mälestus, et esiteks, et mulle meeldib, kui inimestel on see soe temperament, mulle meeldib väga see elame hetkes mentaliteet, mida nagu teatud piirkondades ja ma ütleks, et ka Aserbaidžaanis oli rohkem. Mulle väga meeldis looduse mitmekesisus, mulle meeldis võimalus nagu mägedes käia. Kui me käisime nädalavahetuseks mägedes, me nagu ööbisime seal kohalikes külades, seal osad külad ongi sellised, mis on mingi 1500 meetri või rohkem või 2000 meetri kõrgusel ja et nad ongi talvel ülejäänud maailmast nagu ära lõigatud, sest nad on nagu kuidagi eriti siukse lihtsa, agraarse nagu mingi hästi lihtsad, aga samas hästi õnnelikud või rahulikud inimesed,
et ma kindlasti ei vahetaks seda kogemust nagu millegi vastu, et pigem kui mul peaks veel aega leidma, siis ma nagu matkama ja loodust nautima läheks Aserbaidžaani uuesti. Aga sa pigem siis ütleks, et see osa, mis sul nagu on jäänud meelde, on pigem sa nagu see loodus ja see kultuur ja need inimesed kui nagu kool või kas sa koolis ka midagi huvitavat õppisid? Ja ma pigem ütleks, et loodusinimesed kultuur, ma ei läinudki väga suurte akadeemiliste ambitsioonidega, et kooli osas oli, kuna ma olin haridusjuhtimise õppekaval, siis minu enda jaoks oli lahe, et ma sain siis natuke teistsuguseid aineid, kui tavaliselt õppida, näiteks statistika, mis minu meelest on kasulik kõigile numbritest. Aga natuke hirmus. Aga tegelikult on kasulik aru saada, kuidas numbrid töötavad ja et väga palju on ju mingid uudisnupukesi, et see uuring ütles seda ja teist ja kolmandat on ju, aga et kui sa natuke saad sellest loogikast aru, siis sa nagu pealiskaudsel lugemisel saad ka aru, et kas see niisama mingi mula või see info võib nagu väärtuslik olla. Kas on veel mingid huvitavaid seiku nendest reisidest, mis sa seal riigis või seal ümbruses tegid? No mitu vaatamisväärsust. Üks on siis see, et neil on ka maa sees gaasi on ju, ja siis neil on ka Baku lähedal üks selline koht nagu Põlevmägi ja see on, kui sa Aserbaidžaani guugeldad, siis see on umbes mingi top 1 vaatamisväärsus on ju, et siis tekib tunne, et kindlasti peaks minema selle ära nägema, aga et seal ümber ei ole seda turismi infrastruktuuri, vaid ta reaalselt ongi nagu ta on Baku ääres, seal ümber on niisugune slummi moodi äärelinn, et ei ole väga prestiižne naabruskond. Muidugi kindlasti sinna võiks taksoga ka minna, aga meie vaesed või säästlikud tudengid läksime ikkagi linnaliisi bussiga ja siis on umbes mingi buss, nagu bussiliini mingi kõige viimane peatus, vaata, et sa sõidad kõik selle mingi äärelinna läbi on ju, ja siis sa jõuad nagu nende rahvusliku uhkuse, et seal isegi ei ole mingit piletiputkat mitte midagi, vaid lihtsalt ongi lambist nagu mingi koht, kus nagu sealt mäe sees see gaas tuleb välja ja ta põleb. Et see oli omamoodi naljakas. Me isegi spetsiaalselt, kuna nad jõule ei tähista, siis seal jõulude ajal oli mina ja mu lätlasest sõber olime veel seal, meie kultuuris ju jõule tähistatakse, siis me spetsiaalselt käisime jõulude ajal siis nagu seda põlevat mäge vaatamas, et jõulutuled. See on üks ja siis teine pealinna lähedal on ka mingi koht nagu Kobus, kus on mudavulkaanid ja siis ka, kui guugeldad Aserbaidžaani, ta on mingi top 3 või 4 nagu, et vaatamisväärsusest kindlasti peaks minema neid looduslikke mudavulkaane vaatama, siis see oli samamoodi, et jah, mingi bussiga sõitsime siis sinna teise linna, siis seal oli samamoodi see taksode ülepakkumine, need taksod on kõik mingi laadad või šigulid või mis iganes, siis me seal valisime seltskonnaga mingi takso välja ja siis ta viibki sind nende mudavulkaanide juurde niimoodi, et ta sõidab lihtsalt, ta ei sõida mitte tee peal, vaid ta sõidab mingi lampi läbi mingi tühermaa, siis ta jõuab mingisse kohta, kus need mudavulkaanid nagu lihtsalt on, et jah, see struktuuri puudumine nagu minu meelest oli nagu lahe või tore. Ma mõtlesin, et seal jõule ei tähistata vist sellepärast, et see on peamiselt moslemimaa, on ju? Jah. Aga kas need konfliktid, mis seal on ka seal, nagu sellega seotud? Ma ütleks, et aserbaidžaanlased on kõigepealt aserbaidžaanlased ja siis natuke hiljem on moslemid. Neil on see rahvuslus on just, jah, või et nad on väga näiteks kuna välistudengitele pakuti võimalust tutvustada oma riiki teistele ülikooli õpilastele ja siis ma tutvustasin Eestit läbi siukse sarkasmi ja mingi musta huumori, tegin nalja nagu meie üle ja ainsad, kes naersid nagu selle ettekande ajal, olid teised ida-eurooplased, et need ülejäänud Aserbaidžaani tudengid olid nagu väga šokeeritud sellest, et keegi teeb oma rahvus või riigi üle nalja. Nad olid mingi appi, et kas tal on kõik korras siin või midagi taolist ja siis need ida-eurooplased nurgas nagu üksinda naersid mu naljad üle. Sa ütlesid, et sa käisid uuesti, läksid tagasi Aserbaidžaaniga. Millal see oli? See oli siis paar aastat hiljem. Okei. Paari aasta jooksul vist ei olnud väga suuri muutusi. Siis ma tõesti käisin mingi et ühe korra käisin uuesti mägedes ja käisime rannas peesitamas ja lihtsalt ajasime juttu ja uurisime, kuidas kellelgi nagu läinud on. Aga arvad, et kui ma praegu läheks sinna, et siis äkki nad on vahepeal, ma ei tea, mingid oma turismi asju paremaks teinud või?
ma arvan, et Bakuus on võib kindlasti mingid arengud toimunud, aga ma kahtlustan, et see, et väljaspool Bakuud nagu toimub siuke ajas tagasi rändamine, ma arvan, et see on nagu sama. Ja. Kui sa mõtled erinevustele Eestiga, me mõnest juba rääkisime, aga üleüldiselt nagu, mis sa arvad, mis see kõige suurem nagu erinevus seal oli? Päike. Ilm. Milline see üldse seal on ikkagi nagu Lõuna-Euroopa soe või? Jah, ühesõnaga, et sügis on nagu ütleme, et septembris veel käid, et on soe, palav isegi nagu meie jaoks, et 25+ on ju, ja siis sealt oktoober-november on nagu, et on vihmasem nagu, jah. Mägedes tuleb lumi, aga jah, mujal on nagu, et Bakuus konkreetselt talvel nagu lund maha ei tule. Aga sa ütlekski, see on nagu see, mis tuleb meelde, kui sa mõtled Eestile versus sellele, et siis on see soojus. No see aeg, kui ma seal olin, oli esimene kord, kui ma sain olla nagu lihtsalt tudeng, et ma muidu olen paralleelselt õpingutega alati nagu tööl käinud ja mingeid muid asju ka teinud, et minu jaoks see aeg, mis ma Bakuus olin, oli tõesti, et ma olin nagu esimest korda lihtsalt tudeng, kes käib ainult loengutes ja muul ajal on nagu kohustustest vaba, et see oli ka päris tore kogemus. Ja sa üldiselt siis ikkagi soovitaks seda kogemust teistele? Kindlasti soovitaks nagu vahetustudengiks minna, kui on aega viitsimist ja võimalusi. Ja mina ikkagi mulle endale väga meeldib ikkagi olla teistsuguses kultuuriruumis, kui me nagu ise oleme. Et ühesõnaga, kui kuulajal tekib see hetk, kus tal on võimalik nagu valida ja kaaluda eri variante, et siis ma soovitan teha seda julgemat valikut. Et sa soovitad pigem minna sinna, kus on nagu rohkem uut avastada. Jaa, sest see on nagu just see, et kõik ei mõtle samamoodi nagu meie, et meie all ma mõtlen siis nagu, ma ei tea, Eestit, Lääne-Euroopat, et ühesõnaga, et saada enda maailmapilti seda mitmekesisust, siis see Euroopast väljaspool käimine on nagu kasulik. Aga sul seda kartust siis ei olnud, et lähen kuhugi riiki ja see on tõesti teine kultuur ja teised inimesed ja ma olen kaugel ja appi? Ei, mul ei olnud seda hirmu. Et seega soovitad, ütled, et pole ka tegelikult vist nii väga karta? Inimesed on inimesed igal pool. Okay. Aitäh sulle! Aitäh sulle ka! Ja aitäh meid kuulamast, kui keegi tahab sinuga ühendust võtta sotsiaalmeedias. Kas sa tahad jagada enda kontakte? No ma arvan, et selle nime Kätlin Jürna abil leiab üles, et võib kirjutada küll, kui keegi tahab Aserbaidžaani kohta veel midagi teada. Või et kui keegi tahab minna sinna, siis... Just, reisisoovitusi võin anda küll. Okei, ja aitäh sulle. Ja aitäh kuulamast, vaatamast. Kuulake jälle. Tšau! Tšau!